No nii, räägime poolikust Ironmanist. See on nagu jälle, ma kuidagi räägin liiga agressiivselt. No nii, räägime poolikust Ironmanist. Väga hea tempo. Augustil ma osalesin siis enda elu teisel poolikul Ironmanil. Eelmine aasta ma osalesin ka seal. Mu aeg oli siis 5 tundi ja 45 minutit. Ja siis see aasta mul oli selline plaan, et ma tahtsin teha seda asja alla 5 tunni. Ehk siis poolik Ironman alla 5 tunni. See on siis 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit ratast ja siis veel pool maraton joosta, ehk siis 21,1 kilomeetrit. Natuke siis trennidest ujumise koha pealt, ma ei pannud sinna väga palju rõhku. Eelmine aasta mu ujumise aeg oli siis 38 minutit ja ma arvasin, et kui ma paar korda käin ujumas, siis on kõik nagu väga hästi ja ma ujun umbes sama ajaga või veel kiiremini. Ratta poole pealt ma treenisin päris palju rohkem, kuna augusti esimeses pooles ma võtsin ka vastu sellise väljakutse nagu Red Bull Tour of Vikings, kus pidi sõitma 300 kilomeetrit rattaga, siis ma teadsin, et ma pean rattatrenni tegema ja siis ma sõitsingi nagu palju rohkem rattaga, kui ma eelmine aasta selles ettevalmistuses sõitsin. Ma sõitsin nii maastikurattaga kui ka enda selle võistlusrattaga ja võistlusratta peale ma panin ka siis aerobaarid. Ja jooksu poole pealt ma ütlen ausalt, ma tegin suht sama palju jooksu, ma arvan, kui eelmine aasta ja kõik see vorm kandus siis sellele Ironmanile ka üle. Aga lähme vaatame, millised olid mu emotsioonid enne Ironmani. Nüüd tuleb siis see klipp, kus ma räägin enne Ironmani. See on nii lähedal. Kuidas on emotsioonid? Emotsioonid on üleval. Näite, mis sa said? Ujumismüts. Aha. Numbrid, särk, käepael. Näite käepaele. On 24. augusti hommik. Kaamerasse sai pidanud vaatama. Sina vaata teele. Ma teen tühi. Ei. Sõidame siis Stroomi ranna poole. Täna on poolik Ironman. Kuidas emotsioonid? Emotsioonid on selles mõttes head, et eile käisime vaatamas täis Ironmani. Siis see on siis nagu motivatsiooni juurde. Aga ma ei tea, ma arvan, et ilm tundub nagu päris okei. Ilma teada nagu pikalt näitas päris halba ilma. Aga nüüd nagu tundub, et on selline tavaline päiksevaesteline ilm. Võib-olla veidi võiks olla soojem. Mitu kraadi praegu on? 7 näitab austusel. Et ma arvan, et siin 2 tunniga läheb veel nagu soojemaks, aga nagu pigem on selline külmapoolsem. Vot, lähme sellist 5 tunni nagu sinna kanti jooksma ja sõitma. Nii et vaatame, mis võistluspäev toob. Ehk siis start anti umbes kell 1. Mis kurdi umbes? Lähte enne 5 minutit enne 40 saadame teile siit mõnusasti teele sellele no nii. Siis ma läksin siis stardikoridori. Stardikoridori valisin ma 30 ja 35 minuti vahele. Ehk siis enda arust ma läksin ujuma sellise 35 minutiga. Mingi aega võtavad. Esimene ringi aeg võib täitsa lepib. Kamps läheb! Toomas läheb! Ma ujusin 44 minutiga, ehk siis see, mis ma planeerinud olin, ma ujusin sellest 10 minutit aeglasemini. Ma ei teagi, mis see oli. Ma kuidagi vees ei tundnud ennast hästi, ma sain jalaga vastu pead seal, prillid tulid ära.
kuidagi vees ei olnud üldse hea tunne ja ma arvan, et see oligi seotud sellega, et ma ei olnud väga palju trenni teinud selleks. Esimeses vahetusalas siis läks mul 6 minutit, mis on täpselt sama palju kui eelmine aasta. Kõik seal läks enam-vähem hästi, ma panin ka pika varukaga särgi rattaks selga ja siis ma natukene teadsin, et kui ma juba endale planeerisin mingisugused ajad, mis olid väga optimistlikud, ja ma olin 10 minutit sellest maas, siis ma teadsin, et ratast tuleb väga raske. Aga kuidagi, kui ma hakkasin rattaga sõitma, siis ma tundsin, ja vaatasin ka kella pealt, et mingi 35–40 kilomeetrit tunnis ei tundunud üldse raske. Mu pulss ei olnud väga kõrge, kuidagi ratas veeres väga hästi. Too päev oli päris külm ja vihma sadas, aga see mind enam tegelikult väga ei mõjutanud. Võib-olla natukene oli see, et jalad olid päris külmad, aga tegelikult kuidagi tunne iseenesest oli hea. Rattal ma siis võtsin ka Enerviti keele ja batoone umbes iga sellise poole tunni tagant ja siis pudelites oli mul Iconfiti isotooniline spordijook. Ja ratta ajaks tuli siis 2 tundi ja 35 minutit. Ehk siis see, mida ma olin planeerinud, sellest umbes 10 minutit kiiremini. Ehk siis ma olin tagasi graafikus. Ja keskmine kiirus oli 35,1 kilomeetrit tunnis. Ja kui ma teise vahetusalasse läksin, siis ma teadsingi, et ma pean jooksma 1 tund ja 30 minutit pool maratoni. Ja kuna tunne oli päris hea, siis ma olin päris optimistlik, et ma saan alla 5 tunniga hakkama. Teises vahetusalas läks siis mul 3 minutit, mis oli ka umbes sama, mis eelmine aasta. Nii, aga nüüd jõuame jooksu juurde. Kui ma jooksma hakkasin, siis ma kuidagi tundsin, et mul on nii palju energiat. Ja ma proovisin seda kuidagi kõike tagasi hoida, et mitte alguses liiga kiiresti välja minna. Aga ma läksin ikkagi alguses liiga kiiresti. Ma vaatasin kella pealt, et esimene kilomeeter oli 3.50, mis oli kindlasti liiga kiire. Mingi hetk leidsin ma raja pealt ühe välismaalase, kellega joosta. Ja tegelikult see tegi asja ka nagu päris palju lihtsamaks, sest ta jooksis ka umbes sama tempot. Ja ma teadsin, ma pidin hoidma 4.15 keskmist tempot. Ja esimesed 10 kilomeetrit oli mu keskmine kilomeetri aeg umbes 4.05, mis oli päris kiire, aga ma kuidagi tundsin, et kui ma praegu jooksen kiiresti, siis ma saan lõpukilomeetritel lubada endale natukene aeglasemaid kilomeetreid. Ja mingi hetk see tuligi, mingi 15–16 kilomeetri peal ma tundsin, et mu jalad on väsinud, tempo langes ja mida kilomeetrid edasi läksid, seda rohkem ma sain aru, et see alla 5 tunni piir on väga lähedal. Ja kui ma vaatasin kella pealt, et umbes minut või 2 on jäänud ja ma ikka finišit ei näe, siis mul reaalselt tekkis selline tunne, et alla 5 tunni unistus on läinud. Aga lõpuks lõppes ikkagi kõik hästi ja minu aeg oli 4 tundi, 59 minutit ja 47 sekundit. Ehk siis 13 sekundit alla 5 tunni. Thomas! Well, hello there. Nice to see you here. Nice shout. Welcome to the finish line. Mamma mia! Welcome, Frederick. Well done. Mamma mia! It's done. It's lasted for today. Congratulations. All right, Janos, come on. Helen. Huba, let's go. Fahad Ali coming in and Hans Rosendahl. Mis on emotsioonid? Emotsioonid on väga positiivsed. Kuidas jalad on? Jalad on väga väsinud. Selles mõttes see on nagu pole, ma arvan, kunagi jalad nii väsinud olnud, aga kokkuvõttes oled rahul? Ja, ma arvan, pikem selline jutustav võistluspäeva kokkuvõte tuleb natuke hiljem. Sa pead taastuma? Ma pean taastuma ära, jah. Täpselt. No davai. Ma arvan, et järgmine aasta mind täispikal Ironmanil päris ei näe, aga poolikut ma arvan, et ma teen uuesti. Ma arvan, et see Ironman näitas mulle, et igas olukorras peab säilitama usu. Isegi kui olukord on väga hapu. Aga ma tahaks ka tänada enda sponsoreid, kes see aasta mulle õla alla panid. Nendeks on Nike esinduskauplused, Nix, Iconfit, Swedbank ja muidugi Red Bull Estonia. Aitäh teile! Aga muidu loodan, et sulle sõidu meeldis ja davai! Ciao!